Tere! Minu nimi on Liis, tema nimi on Vanda. Me töötame Tartu Ülikooli kliinikumis neuroloogia osakonnas ja me oleme füsioterapeudid. Kui teil on Parkinsoni tõbi, siis te võite kogeda ilmselt raskusi igapäevases liikuvuses ja tegevustes, mis tavainimestele probleeme ei valmista. Seetõttu oleme meie siia tulnud, et teile õpetada läbi videovahenduse mõned näpunäited ja nipid, et teie liikumist ja siirdumisi lihtsustada. Raskused voodi äärele istuma tulekul. Mida teha? Kuidas voodist istukile tulla? Kõverda põlved ja aseta täistallad voodile. Kui oled voodi äärele liiga lähedal, nihuta end voodi keskele, nihutades oma jalgu, puusi ja õlgu. Keera end külje peale, aidates kätega kaasa, too pea rinnale. Libista jalad üle voodi äärel, lükka end istukile, kasutades mõlemat kätt tõukamiseks. Raskused pikali heitmisel, mida teha? Nihuta end puusakõnniga tahapoole. Toetu käsi varrele, laskuge aeglaselt küljele ja tõstke samal ajal jalad ülesse. Rulli end sellili, hoia põlved kõveras ja nihuta oma jalad, puusad ning õlad voodi keskele ning siruta jalad. Raskused toolilt tõusmisel ja toolile istumisel, mida teha? Toolilt tõusmine. Liiguta end tooli ääre poole lähemale, kallutades keha raskust küljelt küljele. Puusakõnd. Siis vii kannad põlvedest tahapoole. Kumarda nii, et nägu ulatub ettepoole oma põlvi. Võid kiigutada end ette taha. Toeta jalalabad tugevalt vastu maad. Tõuka end ülesse. Siruta põlved, puusad, selg. Toolile või voodile istumine. Liikuge toolile või voodile hästi lähedale. Pööra või marsi pöördumiseks. Tee seda nii kaua, kuni tunned, et põlvetagused puudutavad tooli äärt. Kalluta end ette ja kõverda põlvi. Istu hästi aeglaselt. Kohalt startimine. Kui oled juba püsti asendis ja on vaja liikuma hakkamiseks minema saada, siis kanna kiigutades oma keha raskust küljelt küljele. Võid sooritada ka marsisammu. Ning edasi sealt pikk samm ette. Mõni inimene suudab paremini startida hoopis sooritades esmalt samm taha. Kõnd. Kuidas teha pikemaid samme? Esmalt mõtle, et teed pikemaid samme. Kiiguta ja astu üle visuaalse või kujuteldava põranda asuva joone. Aseta jala maandumisel esmalt maha kand. Kui tekib liikumisel tardumus, nagu jääks jalad maa külge kinni, ütle stopp. Hinga sügavalt sisse ja välja. Kanna keha raskust küljelt küljele, see vabastab raskuse jalalt, millega hakkad sooritama taas oma esimest sammu. Marsi koha peal ning tee jälle taas sammu. Parim viis kõndimisel on lugeda endale rütmi ühtlaselt. 1 ja 2 ja 1 ja 2 ja 1 ja 2 ja 1 ja 2 ja. Raskused pööretel kõnni ajal. Mida teha? Esmalt vältige kiireid ja järske pöördeid. Soorita pööret suure kaarega. Kasuta rütmilist kõndiga pöörete ajal. 8 kõnd. Eesmärk on harjutada kõnnil tehtavaid pöördeid. Aseta 2 nähtavat eset 2-meetrise vahega ühele liinile. Kõnni ümber takistuste, tehes kaarega pöördeid. Liigu 10 ringi. Kui teil ei ole võimalik suure kaarega pöördeid sooritada ja tekib pööretel takistus, siis jätkake koha peal marssimist
ja pöörake koha peal ümber. Kui te tunnete, et teie igapäevategevused on muutunud raskemaks, siis võtke ühendust oma neuroloogiga, kes saab edasi suunata teid füsioterapeudi juurde ja meie saame omakorda teid siis täpsemalt aidata. Liigesed liikuma, edu võimlemisel!